No nii, tere õhtust või tere hommikust juba, kell on 5 saamas ja täna mängime siukest mängu nagu piloot Accent. See on siis põhimõtteliselt siuke mäng, kus peab inimest aitama ja aega on väga vähe selleks ja väga kiiresti peab tegema. Ma olen tutoriali ära teinud ehk siis alguse selle ja proovinud veidikene, aga täna ma ei hakka teile seda näitama, see võtab suht palju aega. Nii et kui tahate otsida Accenti seda värki, siis jah. Et täna me lähme siis linna ja proovime aidata inimest päästa. Ja vaatame, mis saama hakkab. Proovime need inimesed seal linnas ära päästa, kes meil seal on. Ja ma pildil näeme, siis vaatame, kas me saame elustamisega hakkama või ei saa. See on ikkagi päris hull värk. Et tegu on mänguga siis, kus tuleb inimesi päästa õnnetuse tagajärel. Et kui sa satud mingis olukorda, kus on õnnetus juhtunud, siis sa pead oskama ka aidata ja sul on väga vähe aega selleks, kõik jääb aja peale. Vaatame, kas ma olen osav ja saan mängida. Enne ma natuke proovisin, ma jäin jumala jänni lihtsalt, ma ei saanud üldse hakkama, mõtlesin, mida kuradit, mis nüüd on. Kromberg ja Country Sweden, et me teame siin juba enam-vähem mida teha ja me proovime väga ruttu teha ja inimesed ära päästa, kes me siin vähegi saavad. Nii, kõigepealt me jõudsime õnnetuspaika ja nüüd võtame kätte esimesena telefoni. Helistame 112. Fire või? In real life, reaalelus aitab kaasa. Et kui me lüütame auto välja, siis see või mis iganes ei lähe edasi. Paneme ohukolmurga ka ruttu maha, meil on väga vähe aega. Süüumärk näitab seda, et kuidas see tuli levima hakkab ja kui ohtlikuks see läheb, see tuli seal. Nii et jah, võtame tule kustuti ruttu. Näe, tuli meil juba levib, päris ohtlik on juba niimoodi. Nii, nüüd turn off auto, need värgid lüütame siis välja. Teeme hästi kiiresti. Hästi ruttu on vaja. Vaatame, kas minust saab eriline auto. Või päästja või mis iganes. Mark location, väga hea. Teiselt poole ka, ja. Õnnetuspaigal on alati väga ruttu peab tegutsema, et inimesed jääksid ellu. Me peame tuvastama ka isikud. Me peame hakkama inimesi kontrollima.
Tundub, et see naine on päris surnud. Hingab. Tundub, et on vist terve. Fikseerime vead ka ära. Ei hinga. Ja pean omal asukoha ära märkima, kus kohas ma asun siis täpsemalt. Olen poissi kontrollima. Tuleb panna siis sellisesse asendisse. Hingab, väga hea. Peame ta panema külgasendisse. Niimoodi. Kaamera läks offi, ma vaatasin just. Vabandust, kallid inimesed, kui te mind ei näe hetkel. Vau, ma suutsin ära fikseerida. Vabandust, et minu aku sai tühjaks ka telefonil. Ärge siis pahandage, kui must pilt on ees sel hetkel.
meie kannatajad on siis hetkel kiirabis ja päästetud. Mul on 3 seda veel vaja ära märkida. Rekkauks ka äkki kinni panna. Miks ta risti ette lööb? Caterar Clues. Nii kohe näete mind jälle. Nägid, kaamera tagasi. Aga ma ei saa aru ikkagi, mida ma märkima siin pean. Viimast on veel vaja. Skid marks. Glue. Mida kuradit, mis asja ma pean siin märkima?
see on Skidmark. Ühte on veel vaja, kus ma selle ühe saan? Blood. Glues. Cateral Glues. Kus see viimane on? Kohas see vend võtab selle? Sita koha peal on veel see reklaam ka. Rekka seest.
tehtud. Saime inimesed päästetud, kõik on tehtud. Susanna car hit back in trailer, bomb smash front window of her head, killing. There was nothing or paramedical to do. She was buried week later her hometown. Ütleme niimoodi, et minust kerget arsti ei saa. Aitäh, et mängisin esimest osa. Mäng tänab mind, et ma sain seda mängida ja proovida. Ja ma väga tänan teda. Nii et kui te tahate seda mängu veel näha, siis donate'ige mulle 12 € ja ma ostan selle mängu. Ja mis iganes. Ühesõnaga, kell on nüüd 5:30, saamad 4 minuti pärast ja mina väga tänan teid, et olite siin ja jätke selle videole like ja subscribe, kui te arvate, et ma olen hea päästja. Tegelikult päris elus on enam-vähem samamoodi, kus tuleb niimoodi päästa inimesi. Aga noh, mis seal ikka? Päris elus on väga raske inimesi päästa. Mina sellises olukorras ei oskaks üldse päästagi. Ma satuks jumala paanikas ja kutsuks lihtsalt kiirabi ja ütleks aadressi ja ruttu on vaja meedikut. Ma ei oskaks mitte ühtmoodi aidata. Aga kui sa tead, et sa natuke meedik ja sa natuke oskad, siis on juba lihtsam. Need on sellised algelised asjad, mida inimene võiks vist võib-olla teada, ma ei tea. Mina enam-vähem olen õppinud ja mina natukene võib-olla tean, olen seda mingit teinud kutsekoolis, nii et jah. Aga seniks olge tublid ja mõnusat hommiku jätku. Tšau, paka!